No nii, ahoi kotkad, et Rauno eputab siin juba laagri alguses, no tõsta kõrgemale. Rauno eputab siin juba laagri alguses ühe ahvenaga, mis ta eile sai. Me võime selle klipi siia vahele vaadata ka kohe, kuidas ta sellega kaldale tuli, kui me mõõtsime ja tegime. Aga meil on siin juba jah, poisid ja üks tüdruk ka seekord kohal. Ja üks poiss liitub veel homme. Võt, et jah, hakkame laagriga pihta. Lubab siin kella 2 ajal kõva sadu juba tulemas, nii et me peame ennem vee pealt oma suured elukad ära tooma ja nii-öelda laagri ära vormistama. Aga ega midagi. Vaata veel andid üle ja varustuse kõigil, mis on ja paneme vee peale jugama. Nii, Rauno tuli nüüd vee pealt, me siin grillime ja ta räägib, et tal on mingi kilo üle kala. Aga mis kala see siis on? Äkki siis ahven või? Mis sealt tuleb siis välja? Ossa kurat. Näita siia. Tõsta. Selline loom. Vaata värki. Ja. Ei no Rauno rekord on see kindlasti. Näita veel. Selline loom. Mis sa mõtlesid see on siis? Mõtlesid, et aukalgul? Ja. No mõõdame ja kaalume. Nii. 40 täpselt või? Või oli natuke vähem? Aga ta vist päris kilo ei ole, ma arvan. Aga no kaalume. Vaata, võta minu kohvrist kaal ja. 695. Ta on kõhna poiss, ta on pikk, aga ta on kõhna. 695. Ja olemegi vee peal. Mina ise ei püüa jälle sellepärast, et meil on siin 3 tükki minu paadi peal ja siis teise paadi peal 3. Et 3 mõlemas paadis siis nagu viskavad, muidu läheb liiga kitsaks see asi siin, et me ei saa loopida. Vaata, too siia poole see ots. Kala. Nii, ja juba laivis. Kala juba. No nii. Usso, mis ahven! Too siia poole, too siia kõrvale see. Või taht tõsta sisse kohe otse või? Selle võib sisse tõsta otse. Ossa, mis ahven! Kohe siukene ahven jälle nagu Rauno eile juba. Joh, ei tii. See on sul kõige suurem siiamaani või? On või? Rekord? Kindlasti, jah? No hästi. Ma kohe annan natukene nööri järgi. Kohe siuke elukas on. Kohe mingi esimene vise või? Oli esimene vise või? Esimese viskega. Ja see oli esimese viskega. No, okei. See on 30 mingi, jah, 32 senti. Okei. Aga kaalu tahad ka või? Teeme kaalu ka. Ja see on 405 grammi siis. Okei. Hästi. Siis kui sa ei taha ära teha, siis otsusta, kas tahad ära teha või lased elukal elada. Lased elada, õige. Ei pea kõike ahnitsema. Järgmine aasta on juba 40 sentimeetrine. Nii kiiresti vist ei kasva, aga noh. Yes, juba toimub. Tõsta siia. Tõsta õnge. Mis sa teed? Tõsta õnge. Joh, ei tii, tõsta õnge nüüd. Sul oli rull, oli paadi taga kinni. Nee, tõsta siia, nägid? Jõnksutas lihtsalt ja ongi ahven küljes. Noh, tõsta siia. Näita. No, võt. Nägid siis? Esimene või? Elu esimene või? Jaa. No võt, sa alles hakkasid esimest korda loopsid spinningut, jah? Jah. Ja kohe kala. No nägid. Aga ahven, mis teed sellega? Ma ei tea, liiga väike, viskame ära. Ei, see käib küll, aga okei, proovi lahti võtta. Aga hea küll, kui ei taha süüa, siis laseme tagasi, muidugi me ei hakka temaga midagi. Ma võin koju või tahad ka pilti või? Ma ei tea, ma võtan kaasa. Või natust pilti teha. Tee pilt, jah. Laseme tagasi, kui liiga väike. Nii, ja läheb see ka tagasi. Ei taheta ära teha, siis ei tee. Elab edasi. Jah, võib-olla. No meil on juba 2 tükki paadis saadud. No aga väga hästi, esimene kala, et jah, alles õppis spinningut loopima siin mingi tund tagasi või ja nägid kohe.
mitte spinningut, vaid lanti loopima. Aga see ei tulnud loopides, see tuli kui paadi kõrval jõnksutades, niimoodi nagu talilanti. Et niimoodi tuli otsa see hoopis. Praegu rohkem siis ei tulnud, et sõidame tagasi praegu. Ja mitte ei trolla, vaid paneme nii-öelda põhjagaasiga tagasi siis seda lõunat sööma. Ja. No nii, nüüd on meil siis söömaaeg ja lõpuks on meil see ka valmis ja töötab. Tahad kuivatada need etikad sees. Ja saab nagu, jah, et me seda eraldi videosse ei pandki, kuidas see asi nüüd valmis on ja töötab. Aga noh, jah, mis me sellest eraldi panen, et näeb siis siin laagri video sees selle ära, selle hetke, kuidas see kroonikausi tuss ja värk toimib. Ja ära pang. Ja, hea küll. Et ei oleks jälle kellelgi piriseda, et kuidas hästi ebatervislikku toitu siin pakume, siis no, kas nüüd olete rahul? Kas nüüd on kõik rahul need pirisejad või? Et jah, ei ole meil niimoodi, et on ainult nuudele värk kogu aeg. Nuudel on nendele, kellele ei sobi lihtsalt see toit, mida me siin pakume. Ja on neid küll ja küll, kellele ei sobi. Aga seekord meil vist ei ole selliseid poisse või teile sobib kõigile, on ju? Eriti see Mehhiko värk. Nii, ja meil on kala. Nii on kala. Suur. Oi, suur. See on suur. Too paadi kõrvale, võtame kahva. Pinna peale paadi kõrvale. Oi, siuke. Oi. Kiiresti siia. Yes! Osa! Oi. Enne kui see saama suurem. See on veel suurem ju. Uus rekord. On loom. Vaat siukene elukas, mõõdame ja vaatame kohe jälle. See on mingi sama nagu sul. Nii, ja mõõdame ära, ma panen kaamera korra käest ära, ma ei saa kuidagi, ma ei taha pähe ka panna selle vihmaga kaamerat, meil on siin. Ja see on 37 on see. Ja see on 37 ahven. Tahad kaaluda ka? Jah, võtan kaasa. Võtad kaasa? Siis kaalume kaldal, on ju. Teeme nii, hea küll, võtame selle venna kaasa. See on päris priske poiss. Ja mis ta siis on? Kuule, see on 595 grammi. Peaaegu sama, mis Raunal oli. Hea küll. Väga hea. Noh, nii, poisid. Ja nüüd teeme need ahvenad soolikast puhtaks ja läheb siis sinna küpsetuseks, kas täna või homme. Vaatame, kuidas selle vihmaga on. Ja. Nii, ja mis siit siis kõhust välja tuleb, vaatame kohe, siin on siis 700 ja 600 ahven grammised. See on mari või? Ära lõhu, see on päris suur, saad mari alles ette. Nii, nüüd jäime vihma kätte, aga noh, kõik tahavad püüda, ehk siis püüame edasi, mis siis, et vihma sajab. Ja üks poiss jäi kaldale, see tähendab seda, et ma loobin nüüd ise ka see sõit ja vaatame, kas mul õnnestub midagi ka kätte saada. Meil on nüüd järgmine söömaaeg ja ilm tõmbas ka korraks selgemaks, ehk siis varsti lähme võib-olla jälle uuesti vee peale. Et noh, midagi on nagu toimunud täna, aga haugiga on kehvem. Ahvenat on nagu tulnud. Rauno sai ju haugi. Rauno sai, aga jah, tähendab paar kala ei jäänud nagu kaamerasse ka. Ühe väiksema ahvena sai ka veel ennem, kelle suure vihmase sõiduga. Aga jah, ma ei olnud kaameraga teise paadi kõrval kohe. Ma hakanud sinna kõrvale minema, filmime ka neid väikseid silkusid. Aga no vaatame, sööme ära ja
mis siis seekord me üldse käime rohkem paadiga peal, keegi käsikatega väga ei püüda, ei viitsi, kõik tahavad suurt kala saada, onju. Ja, no õige ka, mis siis särgedes siin kalda peal püüda. Aga noh, vaatame edasi siis varsti. Nii, ja haug, ära liiga sisse keri, lase natukene nööri järgi sealt sisse tõsta. No võt. Ai, pani minema, aga noh, see oli alakas ka, nii et ei ole hullu. No vaatame, mis nüüd juhtus, nüüd tuli haug, aga see on nii pisike haug, no katsume ilusti tagasi lasta, konksu kiiresti välja ja no aga ennem oled haugi saanud? No siis ongi elu esimene haug või? Elu esimene haug? Ja kohe nii pisikene, no ei ole hullu, eks homme saad suuremat, ma usun. Aga no ikkagist midagi. No tõmba konksu välja ja tal on seal see. Okei, no läheb tagasi. Sööb ära. Tuli päris suurt lanti võtma, ise on poole pikem ainult landist. Aga noh, me hakkame ühesõnaga grillima siin nüüd, et juba tuli panen käima ja vaatame siis. Noh nii, tavalised toimingud. Nagu esimese päeva õhtul ikka, kui ei saja. Täna läks hästi, muidu peaks praegu sadama, aga oi. Aga sealt vist hakkabki tagant tulema midagi. Just vaatasin, et ei ole ja nüüd juba pilved tulevad, jõuame ennem ära teha. Äkki jõuame kala ka ennem ära teha, need ahvenad. No vaatame. Noh ja ahvenate grillimine jäigi täna ära, sellepärast, et läksin sajuks meil. Tuli see suur vihm peale, mis me ennem vaatasime seal grilliplatsi järjest taevast. Ja jääb siis homse peale, näitab, et hetkel, et homme õhtul peaks olema kuivem. Ja äkki siis saab homme haugi ka rohkem, sest haug täna ei söönud. Mingid väiksed paar tükki kukkusid paadi kõrvalt ära poistel ja ju siis Miial tuli üks pisikene haug ja ütleme nii, et paar sükest võtu asja oli veel, aga kõik väiksed, aga noh, siin juba natukene sügisene aeg, et võiks suuremad ka tulla, aga no vaatame homme. Proovime teisi lante ja asju ja äkki homme põleb, aga ahven sai hästi täna ja ilusad ahvenad tulid. Aga ega midagi. Keerid magama ära ja kõik on juba, enamus on juba kämpsades ja hommikul vaatab siis edasi. Nii, vaatame, mis siis nad siin, okei. Mis nad siin siis sõid? Jossa jeerum. Võta see suur välja kohe, näita. See on turb. Kas võtsite kahvaga välja või? Ei, mina ise püüdsin need kõik. Okei. Oot on elukas. See on 1,5 kilone. 1,5. Ja me kaalusime ära. Noh, tõsta niimoodi ilusti ette. Oi! Lasen tagasi või? No, meil ei ole turvaga midagi teha, jah. Oot 1,5 kilone. No selge. Tahad ise lasta? Oot selline. Ärge maha laske kukkuda. 1,5 kilone turb. Ja mille otsa tuli? Ussi otsa. Jah, jõnge otsa öösel püüdsin ka. No vot, siukene latikas. 600 grammine latikas. Ahah, no vot. Latikas võtame või? Ei, ma arvan, et ei võta nii pisikest tegelikult, et las ta olla. Meil need ahvenad veel tegemata, ahvenad teeme täna ära. Vaata, nii vaikselt ka. Nüüd lähevad elus söödaks või? Ei, see suurem on liiga suur elus söödaks, aga väiksema võib ette, jah. Ja mul on haug. Haug on mul. Näe. Okei. Võtame siis, see on nüüd tänane esimene. Ei tulnud eile haugi, tuli nüüd täna üks ära. Ja ikka selle kuulsa landiga, mis mul hästi on töötanud, aga oi. Lähme kohe õpsiku. Aga see on alakas ja sõi jube sisse. Ja küll, vannas mõõdus oleks seal mõõdus, aga jess, mine, tee asju edasi. Nii. Järgmine kohe siit samast põhimõtteliselt, ma ei tea, 2 viset sain veel teha või? Aga see on hoopis vale kala. See on ahven. Või noh, mis vale kala. Haugi lihtsalt oleksime tahtnud rohkem, aga noh, läheb see tagasi praegu.
Yes. Ja ikka see vend, kohe näitan. Ja ikka see värk ikka. Spinmad 12 grammi siis toimetab. On siis järgmine söömaaeg. Kohale jõudis rahaboss ka. Vaatame siis, kuidas kala saab, et... Ma tegin kastet ka muidu. See. On kastet. Jah. No nii, ahven siit samast meie sopi eest. Aga see läheb tagasi. Võin ise lasta? On väike. No mis sa tõesti ise lased? Siis sa tahad lihtsalt kätt kalaseks teha või? No minu pärast lasega, kui sa tahad kätt kalaseks teha. Ühesõnaga väike ahvunn. Ja selge, läheb tagasi. Yes. No nii, nüüd puksiirime teist paati tagasi. Et läks jälle see lüliti läbi paadil nii-öelda ja ma ei ole tegelikult jõudnud neid veel Hiinast tellida uusi. Et ma ei ole jõudnud veel uusi tellida Hiinast, mida ma ühes videos näitasin, et tegelikult need on universaalsed kõigil ühesugused. Aga nüüd läheb juba 4 vaja, mul on reaalselt 4 mootorit, mis tegelikult on töökorras, aga need lülitid. Ma ei tea, miks nad niimoodi läbi lähevad. Saavad niiskust või midagi ja õudselt logistamist edasi-tagasi ja ongi. Aga noh, tellib siis nüüd ära, nüüd ei jää muud üle, et võtta jälle veel üks varumootor valdalt. Õnneks neid varusid veel on. No ja nüüd nipa-napa, et mõnes mõttes isegi õigel ajal läks see mootori lüliti läbi, et jõudsime täpselt ennem seda suurt jama nüüd kaldale. Aga jah, tuleb jälle see kest lahti võtta ja vahetada siis välja see. Et jah, 4 mootorit on mul nii praegu ootavad neid juppe. Ma mõtlesin, et noh, et varumootoreid veel on, et 4 töötavat mootorit on ka veel hetkel olemas, et noh, et ei viitsinud tegeleda. Ära tellida veel neid juppe, aga ma tahaks ikkagist need odavad, need Argo mootorid, need valged ka läbi kulutada ja täiesti läbi surnuks. Ehk siis, kuni harjad läbi ja kõik läbi on kulunud, need kuluvad osad, need kangid, möllud, asjad, mis seal keerutatakse kogu aeg, et selleks on jah kiiresti siis vaja. Nüüd tellib ära neid varuosasi. No nii. Oi, tõsta sisse. Yes! Kala! Me saime augi! Yes! Laagri esimene aug. Mootuks sisse söönud. Tegelikult teine, aga laagri laste esimene. Jah, mina sain ka ühe ennem. Ei, no mitte väga sisse söönud, päris kurgus ei ole, aga võta näpitsed ja laseme lahti, mis seal ikka. Mis me neist lahti laskmistest nii palju filmime, usute küll. Laseme lahti ära ja püüame edasi. Mingi koll otsas. Oi, kus teeb sõitu. Mine metsa. Näete seda või? See oli siuke kolmekas jälle. Selle suure landi otsast ja sai minema, no mis sa teed? Vaat sellisega otsa. No jah, midagi ei ole teha. Hakkab järgmine söömaaeg, noh nagu ikka laual on siin meil muud head paremad ka, aga meil on niisugused asjad jäid eile nii palju järgi, eile ei söödud. Ehk siis teeme neid ka. Söövad juurikaid ja vinkusid ja vahukomme ja paneme siis lõpuks need ahvenad ka täna küpsema, sest et eile ei saanud. Eile oli nii hull sadu õhtul, aga noh, teeme siukse korraliku munniku puid siin põlema ja sütt alla ja siis saab. Siis juba saab seda ka siin seda ahvenat teha pärast. Osa seal püüavad taga veel, aga jah, võib-olla ongi parem, kõik korraga ei mahu siin, vehivad vähem nende varrastega. Ei, mul südi vorst ära. Söödi ära? Jaa, ta lihtsalt võttis. Vaata ahvi. On ahv. Nii kui vehid sellega natukene liiga näo lähedale, nii on läinud. On nii või? Härra Pang. Noh nii, ja toimub siis,
mis toimub siis. Panime ahvenad ka peale. Et vaatame, kuidas siin kuum on. Kuuma veel küll. Küpsetab selle süsaga veel need ka ära siis ja ei tea, kas sööjaid ka siin on või? Seda on ennegi olnud, et küpsetame kala ära ja pärast ei söö keegi teine muu kui Timmu selle ära. Aga noh, vaatame, kuidas täna on. Ja. Ühesõnaga, et varsti meil on tegelikult uus suitsuahi, aga me ei räägi sellest praegu selles videos, vaid sellest tuleb täiesti eraldi video kohe suur tutvustav video ja nii edasi, ja siis me räägime, kust me saime ja nii edasi. Aga täitsa uus suitsuahi on olemas, mitte sükene väike katkine kast, et siis ma usun, et järgmine laager või kui me saame ilusat kala või kui ei saa, siis ostame lihtsalt seda kala või liha või midagi ja siis saame selles uues suitsuahjus teha. Aga seda vaatame jah. Seda vaatame, selle suitsuahjust tuleb eraldi video mõni teine kord. Praegu teeme lihtsalt grilli peal neid ahvenaid siin. No, kui ta on? Oh my god. Hea või? Uimede ümbert ongi kõige parem, kõige rasasemad ka. Võtad selle uime, tõmbad natuke liha tuleb kaasa ja siis seda uimekontide ümbert teha. On kõige parem osa. No ja tundub, et süüaksegi seekord ära see või? See on esimest korda. Uskumatu, kui ahnelt söövad. See on jah, esimest korda ma näen, et kohe nii isuga süüakse kala meil siin laagris. Enamasti ikka ei sööda. Aga noh, näed. Aga te tüdrukule ei pakugi siis või? Nad ei paku sulle, jah? On võlakad. Mis asi see seal taga nüüd oli? Ega keegi seal Lanti ei loopinud ega midagi? Mingi jõhker loom hüppas seal taga praegu vee peal. No jah. Viimase päeva hommik ja tundub, et siin üks hund on, Ralfil on hund tagurpidi. Et vaatame, mis siin toimub. On tõmmanud lahti küll ja. Päris palju tõmmanud lahti. Ei, tundub, et on ikka, kui nii palju lahti tõmmanud. Kui on väike, siis ära kahvaga jama. Ei ole ikka. Saanud suust lahti, aga ta tõmmanud põhimõtteliselt terve unna lahti. Ja kalad oli just praegu küljest ära. Tuli või? Oli suus siis ikka, jah? No selge, mis seal ikka? Ei jäänud otsa. No võt, okei. Tähendab siis, jah, teeme kiiresti ühed hommikuvõikud ja siis minnakse vee peale. Täna tuleb vähemalt ilmateate kohaselt tuleb nagu hea ilm laagri ajal veel. Õhtupool hakkab sadama, aga noh, eks ole näha, mis tegelikult on. Ma ei viitsi enam seda vihmamantlit ja asju kaasast tassida kogu aeg paadi peale, et aga noh, hetkel on küll ilus ja selge, et äkki siis tuleb ilus ilm, Ei tea, on ju? Noh, eks ole näha. Pane paati. No nii. Pane ühe konksuga kinni. Vaatame siis, millise landiga saadakse ahen. 35-grammine suur plekk ja mingi vend üritab seda rünnata. No, ja just oli jutt, et siin ennem, et kui suurt lanti ahven võtab. 35-grammine suur. No saad kätte, ne? Ma proovin, et mulle nii haiget ei teeks. No vot, siis täna hommikune, viimase päeva hommikune sõit, et seni polegi midagi eriti olnud. Miia sai ühe ahvena, ka mingi söke väike oli, umbes sarnane. Ja siis nüüd mul ka üks ahven ja ma ei tea, rohkem ei ole hetkel midagi olnud. Nii, nüüd Miia unnal tõmmas just tagurpidi. Et praegu mine põlvili sinna paadi otsa peale, et sa saad võtta kohe. Viska ketas kohe selja taha paati ja tee järsk liigutus Tamiiliga, et sa saad ära haakida, kuidas. Mille see on? Tõmmas ära kala või? Ai, siis läks otsast ära. Kerime tagasi peale ja uuesti sisse. No siis oli haug.
lasi lahti, tähendab ennem jah, kui jõudis sisse süüa. Ja täna on siis hoopis selline variant, et mis variant siis täna on? Kartulisalatit ja siin on neid maetud kanakoiva kujulisi pihve ja pannkooke on ka veel, kui keegi tahab. Ja kõike muud söökest. Viinamarjad, porgandid, õunad, asjad. Aga ega siin söövad vist kõik kartulisalatit või? Kõigil on okei. Noh, väga hästi. Sina ei söö. Miks? Sa sööd kartulisalatit? No oota, ma tõesti. Jah, kohe saadki. Ja osa ei saa kuidagi vee äärest ära. Noh, selge. Ju siis ei ole kõhud nii tühjad. Nii, ja mul tuli tuli ja läks ka ahven. No mis oli ikka selle pleki otsa, mis ka üks kuulsamaid mul siis on, millega siin hästi tuleb. Aga mis seal ikka, ega mul kahju ei ole, noh. Mõni ahven ees või taga, eks siis teinekord jääb otsa. Meil on siin üks und tagurpidi Ralfil ja vaatame, mis siin siis toimub. Söödud? No vot. Hea küll. Söödud. Ühesõnaga vee peal meil ka praegu midagi suurt ei toimunud. Paar mingit ahvenaheiret ja asja ja aga jah, ega me vist võib-olla jõuame, ühe sõidu tegelikult jõuaks veel teha, kes tahavad, aga noh, vaatame. On küll. Ja mul on kala, ei ole vaja kahva, ei ole vaja, see ei ole suur. Ohi! Ei ole vaja. Nii. Ilus ahven. Ilus ahven. Aga ma selle ahvena jätan alles. Selle ma jätan omale alles, sest et me paneme üks päev selle uue suitsuahju püsti ja siis see jääb. Jääb mulle kappi. Yes. See on päris okei ahven, selle suurusega jätame. Suure plekk landi peale, näed. Noh nii, juba pool seltskonda pani minema, enne kui ma jõudsin üldse jah, viimast söömist näidata. Siin on seekord tehtud, mis asi selle oli? Piimakisselli ka veel lisaks makaronidele ja asjadele. Ja saatsin siin... korda elus tegin, pole mitte kunagi seda teinud, nii et ma loodan, kõik ellu jäävad peale seda. Et saatsime siin juba jah, pool seltskonda ära, enne kui ma jõudsin üldse kaamera käima panna, et kõva sajuga tulime vee pealt tagasi peale seda, kui ma selle ahvena sõin ja... Aga ma arvan, et ega siin ega rohkem ei toimugi midagi. Teeme siin selle lõpu ära ja küll kiriga magama kratid ja läheme järgmises.